Oota, mis asja? Keera sinna poole. Kuhu nüüd? Ära sega. Juht ristteel. Juhtimiskoolitajad Aili Nurmeots ja Ruti Einpalu arutavad, kas keerata vasakule või paremale, põhja või lõunasse või muidu võid sattuda tupikusse. Jälgi päriselu juhtumitega juhtimispodcasti. Juht ristteel. Tähelepanu, tegemist on päriselu juhtumitega. Enne pimesi kasutamist soovitame järele mõelda. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu Ruti ja Ailiga. Juht ristteel. Olen suhteliselt uus töötaja. Staažin umbes 1,5 aastat. Töötan tehnoloogia valdkonnas ja meie töö on päris oluline. Olen täitnud kõik mulle seatud aasta eesmärgid ja saanud positiivset tagasisidet. Mul on suhteliselt hea klapp oma tiimikaaslastega ja ka oma juhiga. Nüüd tahaks tegelikult palka juurde küsida. Tunnen ennast seoses selle teemaga natuke ebamugavalt ja olen seda vestlust mõnda aega edasi lükanud. Paluksin ideid, kuidas ma ennast peaksin väljendama, et olla tulemuslik. Tere, hea kuulaja. Rõõm, et kuulad. Mina olen Ruti ja minuga koos on siin Aili ja nagu sa juba kuulsid, on meil täna palgateemad. Tere ka minu poolt ja aitäh Merlele, kes saatis meile oma loo. Ja tegelikult see lugu sundis meid Rutiga sõnastama oma raha küsimise mudeli, aga sellest juba lähemalt podcasti lõpus. Aga alustame, Ruti, et mida sa kõigepealt ütleksid Merlele? No, kui ma selle teema peale mõtlesin, mis meil täna on, siis mul loomulikult tuli see Eesti kõige kuulsam laul siis meelde ja see on siis umbes nii. Otsi lolli, kes ei kardaks kolli, kui on kollil raha maitse suus, raha mängib elus põhirolli, raha see on õnn ja armastus. Nii äge. Aga Merlele siis, et mida Merlele öelda? Tegelikult on niiviisi, et rahast, palgast, nendest teemadest rääkimine kuulub tegelikult nende teemade hulka, mis meis kõigis suuremal või vähemal määral põhjustab ärevust, võib-olla ebamugavust. Ja kui ma nüüd mõtlen sellele, et kui ma kunagi ammu õppisin suhtlemistreeneris, siis seal meile räägiti, et on olemas 3 klassikalist või maailma klassikalist teemat, kus inimesed kaotavad osaliselt oma selge eneseväljenduse ja need 3 teemat on siis raha, võim ja seotus. Nii et ühesõnaga, kui sa tahad rääkida rahast, küsida raha juurde, leppida kokku, mis on see hea tasu või õiglane tasu, siis tegelikult sa koged ebamugavust. Samamoodi, kui sa pead läbirääkimisi ja see teine osapool on kuidagi võimul sinu suhtes. Ehk siis meie tänasel teemal on see nii raha kui ka võim. Ja 3. on seotus. Et näide sellest, et kuidas liigne seotus võib põhjustada ka seda ebamugavust ja ärevust. Näiteks oletame, et su onupoeg paneb sulle vannitoa plaadid ja paneb viltu. Ja nüüd sa pead minema temaga rääkima nendest vannitoa plaatidest, siis ilmselt see on natukene ebamugavam ja sa tunned ennast natuke nagu naljakamalt, kui sa peaksid rääkima lihtsalt täiesti suvalise teenusepakkujaga, kellega sul pole mingit tausta ega seost, aga nüüd, kui sul on onupoeg pannud vannitoa plaadid, no väga keeruline. See tähendab ilmselt, Ruti, seda, et kui sa oled juhiga juba natukene rohkem kui juhi ja alluva suhtes, vaid et sa oled juba lausa temaga sõber, siis tegelikult on ka keerulisem palka minna küsima. No tegelikult ma arvan ikkagi, et rahateemad on nii, et me justkui peaksime sügavalt sisse hingama ja siis välja hingama ja siis minema rääkima. Just. Aga mõnikord me hingame ainult sisse ja välja hingagi. Just. Nii, aga ühesõnaga, et nagu ma siis praegu ütlesin, et see põhjustab tõesti ebamugavust ja see on normaalne, suuremal või vähemal määral me kogeme seda tegelikult kõik. Et mismoodi see väljendub käitumises, Aili, kui sa läheksid siit edasi, et mismoodi me siis võime käituma hakata? No kui meil on ebamugav, siis me võime hakata kõigepealt kuidagi ennast välja vabandama, sellepärast, et seesama ebakindlus tekib meie sisse ja me tegelikult ei oska võib-olla nagu väga niimoodi selgelt ja kindlalt minna küsima, vaid vabandame ennast välja, et tegelikult ma tahaksin nagu palgast rääkida, aga ma võib-olla ei ole ka päris kindel, et kas ma olen seda palka väärt või nii edasi, Et see on nagu üks võib-olla viis, kuidas nagu inimene mis võib inimesega juhtuda. Või siis näiteks see, et ma hakkan ise ennast maha tegema, et tekib selline nagu mingisugune piinlikkuse tunne,
et ma ei teagi, kas ma olen nagu kuidagi seda palgatõusu üldse väärt ja ei taha tunduda ahne ja siis ka hakkab vabandama, eks ole. jah, ja absoluutselt. jällegi on see, et teine tajub seda ebakindlust. Just seda ebakindluste tajumist, see võib tekitada küll ka kohe palga küsimisesse siukse, et see ei tööta sellisel viisil. Või siis nagu tegelikult võib olla ka selline nii-öelda nõuan ja ründan variant, et ma lähengi ikkagi ütlema väga konkreetselt, et mu palk ei ole juba mitu aastat tõusnud ja ma arvan, et nüüd oleks aeg seda tõsta. Et noh, selline viis ka tõenäoliselt ei tööta. Ja, et see on siis nagu teine äär, eks ole, et ma tegelikult võib-olla ei tahagi, aga lähen ja välja kukub nagu ründan ja siin ilmselt hästi olulist rolli mängib minu hääletoon, eks ole. Absoluutselt, ja ma mõtlen, et veel on tegelikult, kuna sellest on ebamugav rääkida palgateemast, siis ma arvan, et väga levinud on ka variant, et tegelikult ei mindagi üldse küsima. Et kui ma mõtlen enda karjääri peale, siis ma arvan, et ma olen kasutanud eelkõige seda viimast palga läbirääkimise taktikat, et ma pigem ei lähegi üldse küsima, vaid ootan, et äkki keegi märkab minu panust ja tuleb ise pakub mulle siis palka juurde. No kui ma mõtlen nüüd oma sellise praktika peale ja koolitajana, mitte siis, kui ma tegin palgatööd, vaid kui ma olen nüüd ise endale tööandja olnud, siis väga palju aastaid tagasi mind tegelikult mul oli kogu aeg üks ja sama muster, kui oli vaja rääkida tasudest. Näiteks ma tegin pakkumise kellegile ja pakkumises oli vaja ära tuua ka hind, eks ole. Ja näiteks oletame, et mul oli esmaspäeval pakkumine valmis, reedeks pidi esitama, ma oleks võinud ära saata, aga hinda ma ei suutnud kirjutada. Ja siis ma veeretasin seda 5 päeva ja mõtlesin, et ma uurin ja ma mõtlen. Tegelikult ma ei uurinud mitte midagi, vaid ma lihtsalt lükkasin seda edasi, sest see oli nagu ebamugav teema ja siis reedel ma hädaga pidin selle sinna ära panema. Aga no mida see tegelikult teeb, on siis see, et mul on ju pisike ärevus kogu aeg üleval. See asi on mul veel saatmata, see asi on veel tegemata, see number on kirjutamata ja neuroteadlased ütleksid, et töömälust üks ühik on kogu aeg kinni. Ehk siis tegelikult ma ei saa ka teistele asjadele täiega pühenduda, seepärast mul kuklas kogu aeg teadmine, et miski on tegemata. Ja see kõlab mulle väga tuttavana, et ka mina, kui ma alustasin koolitajana, olid samad mured, et kuidas seda tasu siis ikkagi õiglaselt küsida. Ja täna ma muidugi olen selle juba tükk aega selgeks õppinud, nii et ma ei mõtle eriti, ma panen selle kirja, saadan ära ja ma üritan ka mitte ühtegi tunnet tunda. Ja mul on sama. Et võtta seda nagu hästi ratsionaalselt. Okei, Aili, aga ikkagi ava natuke seda poolt, et miks siis see raha ja palga teema ja sellest rääkimine tekitab meist suuremal, vähemal määral tõrget ja seda ebamugavustunnet. Mis seal taga ikkagi on? Ma arvan, et siin taga on ikkagi kõige rohkem see, et see puudutab meie sellist nii-öelda identiteedi ja väärtuse tunnetust, et kui palju me ise nagu arvame, et me oleme väärt seda raha küsima. Näiteks see sama sinu näide, et kui sa koolitajana, eks ole, ei pannud seda numbrit kohe sinna pakkumisse, et seal taga taustal võib käia siis ikkagi nagu see mõte, et ei tea, et kas ma ikkagi nagu suudan, et olen seda hinda väärt, mida ma siia plaanin nagu kirjutada, kui ma mõtlen praegu enda peale ka, kui ma neid pakkumisi alguses tegin, eks ole. Et siis mis ma panen, kas ma saan selle töö, mis nad minust arvavad, mis iganes, eks ole. Et selline nii-öelda hästi palju nii-öelda teise keskset mõtlemist. Ja mis on see õiglane hind, mida teised panevad, eks ole, hästi palju selliseid ebamääraseid küsimusi. Absoluutselt. Ja ma arvan, et see tulebki ikkagi sellest, et me ise veel ei ole kindlad iseenda nii-öelda sellises identiteedis ja väärtuses, et mis siis see on, mida meie oleme väärt ja nii ongi. Tuleb praegu meelde üks esitlus, mida ma viimati kuulsin, kus üks naisjuht rääkis palgateemal ja see oli tõeliselt äge, kuidas ta ikkagi juba enne palga küsimist läheb ja mõtleb läbi kõik, et millise kasu ta tegelikult organisatsioonile toob, nii et igasuguseid põnevaid lugusid tuleb praegu meelde veel. Aga sinul oli ju ka Ruti üks lugu sellega seoses, et ja mul on üks väga vägev lugu ja sellest loost ma olen tegelikult ise väga palju õppinud ja see nüüd lugu tuleb aastate tagant.
kui ma töötasin siis ühes suures finantsorganisatsioonis, olin seal juht ja tõepoolest minu pädevusse kuulus palkade tõstmine ja mul ei olnud mingeid piiranguid, ma võisin seda teha siis, kui ma ise tahtsin, ehk siis mul olid väga vabad käed. Ja selles organisatsioonis oli nii, et meil oli meeskonnas üks uus inimene. Ta oli minu jaoks uus, aga tegelikult oli ikkagi juba päris jupp aega töötanud. Ütleme, mälu järgi võib-olla ikkagi aasta oli töötanud, tegelikult ma ei mäleta, aga ta mõjus nagu uuena, eks ole. Ja nüüd juhtus siis selline lugu, et ühel päeval mina töötasin oma kabinetis, ma tegin tööd, arvuti taga olin millestegi süvenenud ja siis läheb mu uks niiviisi praokile ja sealt tuleb sisse selle uue töötaja siis pea. Ta torkab oma pea sealt ukse vahelt sisse, niiviisi pea on ainult sealt ukse vahelt näha, ülejäänud keha on kõik nagu väljaspool kabinetti. Vaatab mulle otsa, mina tõstan oma nagu pilgu ja nüüd ma täpselt ei mäleta, kuidas, aga ta vaatab mulle otsa ja ütleb, et Ruti, et ma tahaksin tegelikult, et mu palk tõuseks või midagi taolist. Ta mulle ütles, et ma tahaksin palgatõusu või ma ei mäleta täpselt, üsna lihtsalt, konkreetselt. Nii, ja nüüd see minu reaktsioon on mulle nagu nii säravalt meeles siiamaani, kuigi see lugu tegelikult, ma arvan, on ikka väga vana. Et ma mäletan, et ma tundsin ennast häirituna, et ma pidin katkestama oma töö. Mul tekkis selline mitte väga meeldiv tunne, mida ta nüüd tahab, eks ole. Ja siukene väike ebamugavus nagu, et ära mind katkesta, midagi taolist võiks öelda siis. Ja ma ütlesin talle, et et võtan teadmiseks, ma tegelen sellega ja annan sulle teada. Et umbes ja siis ta tõmbas oma pea ukse vahelt ära, pani ukse kinni ja läks minema. Nii. Ja nüüd läks lugu edasi. Ja nüüd ma istusin seal laua taga ja hakkasin mõtlema. Ja ma sain aru selgelt, et mul oli tekkinud selline nõrk, negatiivne emotsioon. Mitte tugev, aga negatiivne emotsioon. Ja see oli esmane. See oli selline automaatne reaktsioon, mis minust tekkis. Ja nüüd hakkas mul siis nagu mõistus tööle ja ma hakkasin mõtlema, et okei, tegelikult on ta päris hea tegija, ma olin temaga tegelikult väga rahul ja see asi lõppes siis nii, et ma tõstsin ta palka, kuidas täpselt, millal, mismoodi, seda ma enam ei mäleta ja see pole oluline. Aga see, mida ma õppisin sellest tegelikult väga palju, et ma mäletan, et ma veel kordi ja kordi mõtlesin selle peale ja mõtlesin, et kuigi ta ei küsinud seda just eriti nagu nii öelda, selliselt oleks tekitanud minus mingisuguse väga positiivse emotsiooni, ometigi oli hea, et ta küsis, sest ma tegelikult mõtlesin ka siis, et kui ta ei oleks küsinud, ma ei oleks ta palka tõstnud, ma oleks kindlasti tõstnud ta palka kunagi. Täiesti raudselt, aga see kunagi oleks olnud, ma ei tea. Nii et sellest ma õppisin ise, et kui sa tahad palka juurde saada, kui sul on mingi vajadus, mida sa parasjagu ei saa, siis mine ja küsi ja mine ja ütle. Ja selle ma ikkagi õppisin päris hästi selgeks tookord, et muidugi siit ei saa nüüd sellest näiteks praegu õppida seda, kuidas küsida, eks ole, aga see, et küsida, et seda ma küll ütleks. Jah, et hoolimata sellest, et see oli ainult nii-öelda pea ukse vahelt sisse, on ju, aga juba sellest küsimisest tegelikult piisas, sina juhina said sellest signaali ja tõstsid palka, alati ei pruugi nii lihtsalt minna see palga küsimine, aga sellest kõigest me saame veel ka rääkida. Just. Aga sa juba väga kenasti kirjeldasid seda, et mis toimus sinu kui juhi peas toona, aga kui nüüd natukene veel püüda üldistada, et mis tegelikult siis toimub juhi peas, kui üldse nagu palgateema jutuks tuleb? Jah. Et me oleme hästi harjunud ja me teame seda, et automaatselt see raha teema tekitab ebamugavustunnet selles osapooles, kes läheb küsima seda endale. Ehk siis, ja tavaliselt seda küsitakse ikkagi vastu võimu. Ehk siis see, kellega ma räägin, see on nagu minu nagu sotsiaalselt dominantne, ehk ta on siis tegelikult minu suhtes võimul. Nüüd tegelikult see sama ebamugavustunne tekib ka sellel teisel poolel, ehk siis sellel juhil. Ja ma arvan, et ma natukene seda iseenda ebamugavustunnet kirjeldasin, aga miks? Siis suure tõenäosusega aktiveerib juhis palgateema tõstmisel või keegi ütleb, et tahaks palgatõusu, aktiveerub see sama süsteem, mis tegelikult konfliktide puhulgi ja mis stressi puhul, eks ole. Ja miks? See on siis see, keegi tahab midagi, ressursid vähenevad, kulud tõusevad,
kontroll kaob, selline kontroll ja selline tasakaal, mis siiamaani on olnud, muutub, aga mis siis saab, kui teised ka tahavad, kuidas see mõjub süsteemile kui tervikuna, ehk siis tegelikult need on need ebateadlikud mõtted, mis tekitavad seda ebamugavustunnet ja mis siis juhtub, on see, et juht nagu suuremal või vähemal määral läheb kaitsesse. See võib olla väga minimaalne, nii et ma tegelikult seda ise isegi ei taju, aga nüüd, kui see juht läheb kaitsesse ja kui see küsimine ei ole väga hästi läbi mõeldud, siis tegelikult tikub tulema automaatne ei. Ja automaatsel eil on ju muidugi väga palju versioone. No, üks väga levinud versioon on see, et praegu pole õige aeg, praegu me sellest ei räägi, kunagi hiljem. Just. Ja mul tuleb ka sellega seoses praegu kohe üks lugu meelde, kus oli tõesti, see oli vist jäi sinna kuskile koroona aega, kus tõesti ju ettevõtetel oli väga keeruline, et niikuinii ei saanud toimida sellisel viisil, nagu ettevõtted olid harjunud ja siis oli kuidagi viimasest palgatõusust oli ilmselt ka juba mõned head aastad mööda läinud. Ja töötaja tuli siis küsima, et äkki oleks võimalik palka tõsta, sellepärast et inflatsioon on nii kõrge ja mul ei ole tegelikult, et ma ei ela enam ära sellega. Ja sellisel viisil nagu küsides tekkis ka kohe selline automaatne reaktsioon vastu, et ahah, et tegelikult on kõigil raske, et tegelikult on ju ettevõttel ka väga raske ja sain siis kohe juhina vastata ka, et ei, praegu ei ole võimalik. Ja, ehk siis tegelikult see küsimine oli selline, et see tekitas selle nii-öelda nullsumma mängu, et kumb meist võidab, kas mina võidan või sina võidad. Ja loomulikult, kui juhil on võimu rohkem, siis antud olukorras võidab igal juhul tema. No, absoluutselt. Aga muideks mulle tuli meelde, et kui me alustasime selle nukitsamehest sellega, siis mulle tuli meelde seda, et kas sa mäletad seda, kui Joosep Toots läheb Tõnissoni käest küsima ka raha või endal kõigeti pole. Ja siis Tõnisson ütleb talle, et oleks ma teadnud, et sa tuled, ma oleks kodunt ära läinud. Ma arvan, et kui juht teaks seda, et inimene tuleb palka küsima, siis ta läheks ka lihtsalt kontorist ära. Et kui ta aus oleks ja ehe, eks ole, et kui me räägime juhi haavatavused ehedusest, siis juht võiks öelda inimesele, et oleks ma teadnud, et tuleb palka küsima, ma oleks kohe ära läinud, poleks täna tulnud, ma oleks täna kodukontorit teinud. Ja see tõestab seda, et ega juhtidele ju see palga küsimine on täpselt sama ebamugav kui inimesele endale, et ega juht ka ei taha vastata eitavalt. Aga vahel on nii vajalik, ka majandustulemuste mõttes. Jaa. Aga kus me siis praegu nüüd oleme, et me saame aru, et see palga küsimine on küll ebamugav, et on nii küsijale ebamugav kui ka juhile ebamugav, et mida siis, mismoodi siit siis nüüd edasi minna? Jah, et võib-olla, et on ebamugav mõlemale osapoolele ja siis oluline siis silmas pidada, et ma ikkagi et ma ei läheks seda küsima nii, et tegelikult juht tajub seda survestamisena, eks ole, et see, vaata see sinu näide oli ju hästi hea, et kui juht hakkab mõtlema, et okei, kõigil on raske, aga ettevõttel on ka raske, siis on juba tegelikult see, et üks survestab teist ja surve on ju ikkagi, see on see minu lemmikasi, et kui keegi mind surub, eks ole, siis kui ma olen üldiselt normaalne ja terve inimene, siis ma surun vastu. Just, nii käib jah. Aga et vaatame siis, mida siis teha, eks ole? No vaatame, jaa. Et teeks äkki mõned näited läbi, ma mõtlen. Et kui me võtame selle, et oletame, et meil on selline näide, et ma olen mu palk on turu keskmisest natukene maas, ma olen selline suhteliselt hea tegija, et mul on eesmärgid on täis, mul on tõesti nagu selline, ma olen oma tööga väga rahul, eks ju. Ja oletame nüüd, et ma olen broneerinud oma juhi kalendris 30 minutit, et siis rääkida palgateemal, pannud siis broneeringu nii-öelda selle, et miks ma seda koosolekut siis soovin, et räägime minu tulemustest ja võib-olla paneks veel ühe sellise nagu eeltingimuse siia enne, kui me seda proovime läbi mängida, et üldiselt me teame, et selles ettevõttes räägitakse palgast pigem aasta lõpus ja hetkel oleme me siin kuskil siis märtsi alguses, nii et proovime, teeme äkki mõned variandid,
et oled sa valmis olema Ruti siis töötaja rollis, kes Okei, läheb nii et palka küsima? mina olen see, kes tuleb küsima. Jah. Ja sina oled? Mina olen siis juht ja paneme siis mulle ka mingi teise nime, et oletame, et ma olen siis Tiina. Oletame, et sa oled Tiina ja Jah. mina olen siis see, kes läheb palka küsima ja tegelikult see on üsna sarnane sellele Merle loole. Jah. Ainult, et Merle loost Merle ei ole meile kirjutanud, kas Neid seal on tingimusi, eks ju. kokkulepped, kas seal on Just. kokkulepped, et aasta lõpus vaadatakse, just. selle me panime juurde. Okei. Nii, et ühesõnaga tegelikult nüüd me hakkame siis tegema, me proovime siis teha, kuidas seda nimetatakse koolitusel, harjutuseks või rollimänguks. Rollimänguks, mida kõik vihkavad koolitusel. Ja nüüd me hakkame tegema rollimängu ja kuna me oleme väga humoorikad, eks ole, siis ja mina olen siis nüüd töötaja ja mina alustan. Nii. Proovime siis algust, eks ole. Nii. Ja sina oled Tiina. Nii. Et Tiina, et ma tahan rääkida oma tulemustest ja ma vaatasin palgaandmeid ja vaatasin järgi, et minu palk jääb alla turu keskmise. Ma tegelikult tahaks teada, kas see võiks tõusta. No esiteks ma tahaks aru saada, et kust su palgaandmed küll pärinevad ja teiseks me ju vaatame palkasid üle aasta lõpus. Praegu on aasta algus, et ma ei saa vaadata niimoodi ainult sinu palka üle. Stopp. Nii, see on meie stopp märguanne, nagu sa armas kuulaja praegu aru said. Nii, nüüd on stopp, rollimäng lõppes, eks ole. Nüüd ma küsin Aili käest kui juhtimiskoolitaja käest, kuidas sa tundsid ennast Tiinana, et kui mina niiviisi sinu käest küsisin, mis tekkis sinus? No minus tekkis mitu vastupanu korraga. Üks nii-öelda vastuvaidlemise ja vastupanu koht tekkis kohe seal, et ma olen vaadanud neid palgakeskmisi ja minu palk jääb maha. Et tekkis kohe küsimus, et mis andmetele sa nüüd ikkagi tugined, kust sa võtad selle. Siis tekkis kohe järgmine see, et aga tegelikult meil on ju palga läbirääkimine aasta lõpus, et kust see nüüd siis nagu praegu tuli, sest see küsimus oli selline väga otsekohene, et nüüd ma tahan teada, millal see võiks tõusta. Et ma tahan teada, millal palk võiks tõusta. Ehk siis tegelikult me jõudsime praegu kahekesi sellise situatsiooni, kus nagu mina nõudsin ja sina hakkasid siis mis tegema? Ka vastupanu nii-öelda. Jah, argumenteerima tegelikult või isegi mitte argumenteerima, vaid mitte nõus olema. Jah, just. Ehk siis nagu mina justku hakkasin müüma sulle ideed, aga sina ütlesid, et ei. Okei. Nii, no proovime teist varianti. Proovime teist varianti. Nii, proovime teist varianti. Nii, sina oled Tiina, mina tulen jälle palka küsima, teeme siis number 2 alguse. Et Tiina, ma tahan rääkida oma tulemustest, oma rollist ja veidi puudutada ka tegelikult tasuteemat. Ja ma tean väga hästi tegelikult, et see on aastalõpu teema, mis nõuab sinu poolt süsteemset lähenemist. Ole, et sa nõus sellel teemal minuga korraks kaasa mõtlema? Jaa, ikka. Stopp. Nii, muutu nüüd jälle Ailiks juhtimiskoolitajaks. Mis nüüd toimus? Ma märkasin seda, et nii kui sa hakkasid rääkima sellest, et sa tead väga hästi, et see on aasta lõpu teema ja see nõuab minu poolt süsteemset lähenemist. Ma märkasin, et mu pea hakkas noogutama, et ma olen sinuga nõus ja et see on aasta lõpu teema ja see vajab süsteemset lähenemist. Aga kuna ma juba sisemise jahi olin nagu justkui nii-öelda selle pea noogutusega öelnud, siis ma olen valmis sind vähemasti edasi kuulama. Ma ei ole veel kindel, kas ma sulle palka juurde annan, aga ma olen kindlasti valmis sind edasi kuulama. Et sa oled nõus tegelikult minuga vestlema? Jah, just. Okei. No aga oled sa nõus, proovime veel ühe alguse? Proovime veel. Proovime veel ühe alguse. Nii. Nüüd jällegi, Aili muutus Tiinaks. Aili on minu juht, mina olen siis palga juurde küsija. Nii. Tiina, et ma tahaks rääkida oma rollist, arengust, pisut ka palgast ja ma tean, et see on aastalõpu teema ja see on süsteemne teema ja tegelikult, et sul ei ole selle jaoks aega ja ma tean ju ka, et sa ei taha sellest tegelikult praegu sõnagi rääkida. No ei ole hullu, räägime ikka.
stopp. Nii, kuidas nüüd oli? Ja, no nüüd oli kohe nagu eriti hea minu meelest, et ma tundsin juhina seda, et see sama nii-öelda, mis oli juba enne, eks ole, et sa võtsid maha selle pinge, et see on tegelikult aastalõpu teema ja see vajab süsteemset mõtlemist. Ja minu meelest nagu eriti mõjus mulle nagu see koht, kus sa ütlesid, et sa ei taha ju praegu sellest sõnagi rääkida. Et siis selle koha peal ma tundsin, et no mis nüüd ikka, et räägime ikka siis, et nagu sa võtsid mult nagu mingi selle relva ka ära, et praegu ei ole nagu õige aeg sellest rääkida nagu antud hetkel. Nii et ma tunnen ennast juhina nagu täitsa relvituna, et mul ei ole enam ühtegi relva, et sind kuidagi ära pareerida. Nii armas kuulaja, ma arvan, et sa annad meile andeks, kui meie näitlejameisterlikkus ei olnud just mitte kõige paremal tasemel, aga me tegime oma parima ja lähme ajas kogu aeg paremaks. Ja, aga mis ma siis tegin, eks ole, mida ma proovisin teha. Et esimene variant oli siis see, et kui ma ütlesin, et ma tahan rääkida oma tulemustest, vaatasin palgaandmeid, vaatasin, et minu palk jääb alla turu keskmisele, ma tahan teada, kas see võiks tõusta ja ma püüdsin olla ka selline ebakindel ja selline ja natukene ka nõudlik, eks ole. Nii, ja siit ma sain nätaki, eks jah, ole. Et see variant ei töötanud üldse, et see tekitas ainult suuremat vastupanu ja lõi siis mind kui juhti nii-öelda sellesse kohta, et ma hakkasin vastu argumenteerima. Nii et see variant ei tööta. See variant ei tööta. Nüüd selles teises ja kolmandas variandis, need olid tegelikult väga sarnased variandid. Et kuigi üks oli natukene tugevam variant ja selles teises ja kolmandas variandis ma siis kasutasin sellist tehnikat, mida võiks nimetada süüdistuste auditiks, mis on tegelikult üks aktiivse kuulamise tehnika, mis näeb siis välja nii, et kui ma lähen läbirääkimistesse, dialoogi ja kui ma arvan, et sellel teisel osapoolel võib olla vastupanu selle teema suhtes või mingi emotsioon üleval või see tegelikult talle ei sobi, et siis ma peaksin mõtlema välja, et mis on tema etteheited või süüdistused minu aadressil, eks ole. Ja nüüd ma mõtlesin välja, et Aili, kui ta mängis minu juhti Tiinat, et seal meil oli eeltingimustes öeldud, et tegelikult ta ei taha seda rääkida praegu, sellepärast, et selle jaoks on eraldi kokku lepitud süsteem, see toimub aasta lõpus. Eks ole. Ja nüüd mina siiski tahtsin rääkida. Nii, et siis üks etteheide mulle võiks olla see, et no praegu ei ole see aeg, eks ole. Ja nüüd see tehnika siis näeb välja seda, et ma ütlen talle seda ennem, kui tema seda ütleks mulle. Jah, ma mõtlen nagu seda, et meie praegu siin eeltingimustes, eks ole, sõnastasime selle ära, et see on eeltingimus, aga nüüd inimene, kes läheb palka juurde küsima, siis ta peab selle enda jaoks suutma läbi mõelda, et mis need potentsiaalsed vastuväited juhil siis võivad olla, on ju. Ja seda ei pruugi olla alati lihtne ka ära arvata. Ja, aga kui sa tead oma neid protseduurireegleid või siis tegelikult ja sa lähed korraks natukene ka juhi sussidesse, eks ole, et siis sa suudad võib-olla selle välja mõelda. Ja nüüd selles kolmandas loos, tegelikult ma tegin seda sama, aga ma tegin seda veel tugevamalt. Et kui ma teises variandis ütlesin nii, et ma tean väga hästi, et see on aastalõpu teema, mis nõuab sinu poolt süsteemset lähenemist ja nüüd ma küsisin, oled sa nõus sellel teemal minuga kaasa mõtlema? Ma küsisin ta käest nagu aktsepti, siis teisel korral ma ütlesin umbes seda sama, et ma tean, et see on aastalõpu teema ja süsteemne teema ja et sul ei ole selle jaoks aega ja nüüd ma keerasin veel natuke vinti üle ja ma ütlesin midagi taolist, ja ma tean, et sa tegelikult praegu ei taha sellest üldse rääkida. Ja see mõjus kõige paremini, et see, et kui sa ütlesid seda, et ma tean, et sa ei taha sellest praegu üldse rääkida, siis minust tekkis kohe nagu, ma tahtsin sulle nagu vastupidist tõestada, et tegelikult nagu on ikkagi päris okei ja siis sinuga sellel teemal rääkida, on ju. Ja nüüd me saame, armas kuulaja, sinust aru ka, kui sa ütled, et see ei toimi, eks ole, et mis mõttes ma ütlen talle ise seda, mida ta mulle ette heidab, siis läheb kõik hullemaks ja loomulikult seda ei ole võimalik nii lihtsalt õppida, aga tegelikult see toimib suurepäraselt, sellepärast, et sa teed seda, mida me tegelikult tavaliselt mitte kunagi ei tee. Ja, aga teeme võib-olla väikese kokkuvõtte, et
kuidas siis alustada neid läbirääkimisi ja nagu sa, armas kuulaja, oled tõenäoliselt juba praeguseks aru saanud, siis algus on väga oluline. Ehk et see, kuidas sa oled selle ette valmistanud enda peas, kuidas sa oled selle teema läbi mõelnud, millised võivad olla need potentsiaalsed juhi vastuväited ja kuidas sa seda küsid ikkagi nagu sellisel viisil, et juht on valmis tulema sinuga dialoogi. Et see on kõige olulisem, et sa ei lähe lihtsalt prauhti küsima, kuigi rutinäide oli, et piisab ka pea ukse vahe sisse pistmisest, aga enamasti ikkagi nii libedalt ei lähe. Nii et tasub ikkagi läbi mõelda, kuidas ma saan selle juhi nüüd rääkima iseendaga. Ja kui näiteks mul coachingus on inimesed, eks ole, kliendid, kellega ma arutan teemat ja näiteks võib-olla mõnikord on selline teema, et on väga rasked läbirääkimised, tuleb mingit ideed müüa, siis see põhiline asi, mida ma selle kliendiga teen, on see, et me tegeleme selle algusega. Sest algus ju määrab tegelikult selle, kas see inimene avaneb või mitte. Ja kui ta juba läheb lukku, on tõrges, siis seda muuta on juba tegelikult siukene, kuidas siis öeldakse, meistriklass või? Seda praktiliselt siis otsi uus aeg, ma ütleks. Otsi uus aeg, jah. et sealt, aga proovime äkki edasi ka siit veel, et see oli nagu, saime kõik aru, et avalause on ülioluline, aga mis siis, kuidas ikkagi edasi siit minna siis? Et proovime äkki siit ka veel mõned. Tiina, et ma tahaksin rääkida oma rollist, arengust ja tegelikult pisut ka palgast. Ja ma tegelikult tean, et see palgateema on selline suur aastalõpu teema, see on süsteemne teema, see on terviku teema ja tegelikult sul ei ole selle jaoks praegu aega ja ega sa ei taha sellest praegu ilmselt sõnagi rääkida ka. Ja, no nii on ja, et mul on hea meel, et sa tead, kuidas meil asjad käivad. Ja, aga oled sa nõus siiski natuke räägima, vaadaks natuke seda asja laiemalt. Okei, millest täpsemalt sa rääkida sooviksid? No ma valmistasin ette, mul on nüüd aasta täis, eks ole, isegi paar kuud üle ja ma olen tegelikult hästi rahul oma valikuga. Ma pean ütlema, mulle tõesti väga meeldib see töö, mis ma teen ja ma eile siis pikalt mõtlesin ka, et mis asi see on, mis mulle tegelikult meeldib ja ma võib-olla tooksin ühe näite, et näiteks see viimane kõige suurem projekt, mida me tegime. Et seal ju juhtus siuke asi, et üsna lõpus tegelikult klient muutis lähteandmeid. Ja no see oli tegelikult nii äge, kuigi ma saan aru, et samal ajal see oli täielik kaos, eks ole, et no nii ei tehta, eks ole. Aga tänu sellele me tegelikult jõudsime ühe täiesti totaalselt uue mõtteni. Ja see oli ülimalt äge ja see oli nagu nii nauditav, ma tundsin seda tiimitunnet, seda kokkuhoidmist. No vot, see on nagu see üks mõte. No see oli tõesti äge projekt, ma mäletan, kui ägedalt te selle ära lahendasite ja mul on tõesti hea meel kuulda, et sa tegelikult naudid kõike seda, mida me siin teeme, nii et mul on väga hea meel seda kuulda. Stopp! Nii, okei, jätame nüüd katki, et nüüd ma siis läksin edasi ja Aili muutun nüüd jälle juhtimiskoolitajaks peegelda. Mis toimus sinuga? Ja no see, kui Ruti hakkas siis rääkima sellest, et talle väga meeldib ja ta küsis, eks ole, seda, mida ta ise saab teha, et veel edasi areneda ja mul oli kohe selline nagu hea, selline soe tunne, et ma olen temaga hästi nõus ja et ma tahan temaga edasi vestelda, et ma tahan leida talle veel mingisuguseid variante, kuhu ja mida ta saaks veel edasi teha, et igatahes ma tundsin sellist nii-öelda avatust ja soovi edasi vestelda. Ehk siis tegelikult tekkis see dialoogi valmidus. Nii, kuidas sa tunnetasid? Kas sa tunnetasid, et ma hakkan raha välja pressima või? Ei, absoluutselt ei tundnud. Praegu tundus see väga selline pigem ikkagi see, et me räägime praegu sinu töö tulemustest ja sinu arengust ja see küsimus seal lõpus, et kuidas sa saaksid ise veel panustada ja areneda, et see, ma arvan, et me jõuaksime siit edasi nüüd kuskile sinna kohta, kus me selle palga küsimiseni ka nagu jõuame. Igatahes nagu see valmisolek on päris hea juba, mulle tundub. Okei. Nii, ehk siis, et algus oli enam-vähem sama, on ju, mis me tegime, need eelmised head variandid ja mis ma siis tegin, oli siis see, et ma alustasin sellest, et ma tahaks kõigepealt öelda, et mulle väga meeldib minu töö.
kuidas see sulle võib mõjuda, kui ma ütlen, mulle meeldib minu töö ja siis ma tegelikult hakkasin tooma näiteid, et see konkretiseerima seda. No see oli väga hea, et sa tõid sinna konkreetseid näiteid, sellepärast et muidu ta oleks võib-olla jäänud nagu selliseks arusaamatuks minu jaoks, on ju. Või siis nagu selliseks võib-olla ka mõjunud selliseks nagu tahab mulle nüüd mett siin moka peale määrida. Et seal oli see konkreetsus, eks ole. Ja siis ma esitasin mingi avatud küsimuse, eks ole, mida saab väga palju varieerida. Nii, mida me saame siit tegelikult võtta nüüd? Mis õppetunni me saame siit võtta? Ja, no ma arvan, et kõige olulisem on see, et tegelikult kui me saame juhi dialoogi, siis tegelikult on juba asi päris hästi. Ehk et ei ole nagu vaja võib-olla esialgu mõelda veel nagu selle peale, et kuidas ma täpselt seda palka küsin, vaid ikkagi minna dialoogi pidama. Ehk siis tegelikult üleüldse mitte võib-olla mitte niivõrd eesmärgistada seda palga küsimisena, vaid kui ma räägin oma tööst ja oluline siis tegelikult välja tuua see, et mulle meeldib see töö. Just. Ja kuidas see võib mõjuda siis, et kui ma ütlen, et mulle meeldib minu töö, kuidas see võib mõjuda juhile või mis see varjatud sõnum juhi jaoks võiks olla? See varjatud sõnum on see, et ma olen teinud juhina midagi, loonud, ma ei tea, sellise keskkonna, kus inimesel on nagu hea töötada või olen mina nii hea juht siis, et talle meeldib siin töötada. Et ühesõnaga ma nagu saan ikkagi nagu sellise tunde, et mina olen ka oluline juhina. Ehk siis vaadake, ma ütlen seda, et töötajana küsin raha, ütlen, et te küsi raha, vaid mul on palga teema, eks ole. Ma küsin raha, see oli nüüd vale praegu, eks ole. Ja ma ütlen, et mulle meeldib minu töö ja vaadake, Aili praegu peegeldas seda, kuidas see juhile mõjub. Ehk siis ta tegelikult just kui tunneb, et ma oleks talle andnud positiivset tagasisidet. Tegelikult ma ju ei andnud. Tegelikult ma rääkisin oma tööst, aga ta tajub oma rolli selles. Absoluutselt, muidugi, ma olen ju juht ju. Eks see on nagu natuke väike pai või, mis või? Muidugi on siuke pai tunne on ikka, kui keegi ütleb, et talle ta töö meeldib ja nii edasi, et ma näen ikka oma rolli ka seal, jah. Ja siis on hästi oluline tegelikult ikkagi minnagi konkreetseks, et mis asi see tegelikult välja tuua, eks ole, mis on see tegelikult, mis paneb mu silma särama. Ehk siis ühesõnaga me saame kokkuvõtvalt öelda, et ära mine nõudma, eks ole. Jah, ära mine nõudma ja tegelikult võib-olla võiks mõelda ka ikkagi läbi selle, et mis on see miinimum, millega sa tegelikult nagu rahul oled. Et võib-olla on see seekord hoopis see, et sa saidki juhiga rääkida oma arengust ja võib-olla veel ei rääkinudki päriselt palgast, aga sa saad selle juurde järgmisel korral tagasi tulla. Aga mina arvan, et mina võtaksin nii, et ma lähen rääkima, et mu kuklas on võib-olla ka tegelikult minu töötingimused ja see ei pruugi olla ainult palk, vaid see võib olla ka mingi muu areng, ametinimetus, mis iganes, eks ole. Aga et ma olen rahul ka siis, kui ma tunnen, et tegelikult selle tulemusena juht tajub, et ma olen initsiatiivikas, ma olen huvitatud ja et mulle läheb korda ettevõtte areng, organisatsiooni areng. See on ülioluline, et kui juht saab aru, et inimene nagu mõtleb mitte ainult endast, vaid ettevõttes tervikuna. Ja nüüd tuleb sinul, kui sa lähed siis nendel teemadel rääkima, välja mõelda, mismoodi juhile see asi, mida sa teed, mõjuks nii, et ta saab aru, et sulle läheb korda organisatsiooni areng. Just. Okei, mida kindlasti võiks või mis oleks tegelikult halb tulemus sinu jaoks, kui sa lähed seda jutumist tegema ja mida sa ei tahaks, ütleme halb tulemus, ärme nii küsi, ütle, mida sa tahaksid, et ei juhtu? No ma tahaks, et ei juhtuks see, et tegelikult juht saadab mind kabinetist välja ja mõtleb, et no on ikka nahhaal, tuli palka juurde küsima ja ise endal on, ma ei tea, tulemused kehvad ja nii edasi ja ehk et nagu sellist tunnet tekitada, et midagi nüüd, et meie suhe sai tegelikult nagu rikutud. Et ma ei läheks nagu kauplema. Jah, just. Et see ei ole kauplemine, vaid see on tegelikult selline vaba vestlus, mille käigus juht saab ülevaate minust, minu väärtuslikkusest, just. minu ka, no ütleme siis ambitsioonist
Just. Aga liigume siit siis juba kokkuvõtte poole, Ruti. Et me ju tegelikult alguses lubasime ka endapoolse mudeli, et kuidas see mudel siis välja võiks näha, kuidas minna palka küsima. Ja nüüd nagu kohe ütleks ära, et see on siis minu ja Aili juhend ja ei saa mürki võtta, et see üleüldsegi toimib, aga meie küll usume sellesse. Kõigepealt on siis esimene samm valmista ette, eks ole. Ja seda võiks teha siis nii, et sa lähed tegelikult juhi sussidesse ja mõtled, kui sa lähed selle teemaga, siis kuidas ta reageerib või kuidas ta võiks reageerida. Nii, mõtle see läbi, kui sa ise ei saa, võtta endale mingi hea sõber appi, aga võib-olla see hea sõber võiks tunda natuke teie organisatsiooni kultuuri. Nii, ja nüüd, kui sa lähed juhi sussidesse ja leiad, et seal võivad olla mingisugused etteheited või süüdistused sinule, kui sa selle teemaga tuled. Näiteks meie näites oli see süüdistus see, et miks sa tahad rääkida sellest märtsis, me räägime sellest nagu kõigi inimestega aasta lõpus ja ma ei saa ainult sinu asja vaadata, vaid ma pean vaatama kogu süsteemi. Siis nüüd mõtle, et kuidas sa siis vormistad selle süüdistuste auditi, et sa ütled selle ise välja enne juhile, enne kui ta sulle seda saab öelda. Nii, see on siis esimene samm. Just. Ja selle käigus muidugi mõtle välja ka täpselt ikkagi see, et kuidas sa paned selle vestluse teema, kui sa paned juhi kalendrisse selle kirja, eks ole, ja kuidas alustad. Alustad. Just. Aga oletame nüüd, et sa oled selle avalause juba hästi ära teinud ja juht on valmis sind kuulama, siis ole nagu päriselt veendunud selleks, et ta on valmis sinuga nii-öelda edasi minema sealt, et sa oled selle avalause kenasti ära öelnud, ta tuli sinuga kaasa ja nüüd kuidas sa sealt jätkad, et ka meie näites oli ju see, et kui me teist korda näidet läbi tegime, siis hakkas Ruti rääkima sellest, kuivõrd talle tema töö väga meeldib. Ehk et mõtle enda jaoks läbi see, et kuidas sa räägid sellest, et sinu töö sulle meeldib, ilma et sa ennast ülemäära kiidaksid ja juht siis tunneks ka nii-öelda sellist varjatud tunnustust iseendale. Ja ka seda, et sa annad kuidagi viisi mõista seda, et sulle läheb korda organisatsiooni käekäik. Ja kui sa selle oled kõik juba kenasti ära teinud, siis loomulikult on oluline ka ikkagi see küsimus ise ära küsida. Ja see võiks siis välja näha midagi sellist, et räägime sellest, kuidas ma ise saaksin areneda, et ettevõttel oleks sellest rohkem kasu või siis, et mida ma saan teha selleks, et tulevikus minu palk tõuseks. Ja mida nüüd, see on nüüd minu ja Aili juhend, sellest siin on tuhandeid loomingulisi võimalusi, kuidas see kõik võib natuke teistmoodi minna, aga see põhimõte, millesse me raudselt usume, on siis see, et sa oled tulemuslik, kui sa tegelikult avastad, et sa ei satu kauplemise faasi, mille käigus sa pidevalt tunned, et sa pead tõestama, et sa väärid seda ja juht tegelikult üritab tõestada, et tegelikult täpselt nii ei ole või et võimalikult vähe sa väärid, eks ole. Vaid tegelikult, et sellest kujuneb päriselt vaba ja sisukas vestlus, mille lõpus tegelikult sa saad aru, mida teha selleks, et sinu käekäik läheks paremaks. Ja meil oleks tegelikult väga huvitav kuulda, kuidas õnnestusid palga läbirääkimised, katsetades siis seda sama meie poolt antud mudelit. Nii et kirjuta meile juhtristeel@gmail.com ja sinna samasesse võid sa ka saata meile oma lugusid, kui sa tahad, et me sinu lugu järgmisena siin ette võtaksime. Aga et selline siis oli Merle lugu ja loodame, et Merle sai siit mõtteid. Ja siis sul läheb hästi, ka siis sul läheb hästi, kui juht ütleb sulle, oleks ma teadnud, et sa tuled, ma oleks üldse täna kodukontoris olnud. Ja kui sa vajad abi süüdistuste auditiga, siis võta meiega ühendust. Tänaseks siis kõik, aitäh kuulamast. Aitäh kuulamast. Oota, mis asja? Keera sinna poole. Kuhu nüüd? Ära sega. Juht ristteel. Juht, kui soovid, et sinu juhtum ristteele asetatakse ja talle õige suund leitakse, saada oma loo kirjeldus e-mailile juhtristeel@gmail.com. Ruti ja Aili muudavad loo anonüümseks ja kajastavad juhuvaliku alusel. Ruti ja Aili ei vastuta selle eest, et pakutud lahendusvariandid sinu tingimustes kindlasti sama tulemuse annavad. Juht ristteel.